tere! Mõtleme täna koos ühe asja üle, mida me tavaliselt võtame nii iseenesestmõistetavalt, kuidas ajaloolised perioodid üldse oma nime saavad. Nii et lähme kohe asja juurde. Me kõik oleme kuulnud sõna keskaeg. Aga kas sa oled kunagi päriselt mõelnud, et mille keskel see siis on? See ongi see küsimus, millele me täna vastust otsime. Kõige lihtsam viis sellest mõelda on, nagu hamburgerist. Tõsiselt, sul on vana aeg, see on nagu alumine kukkel. Siis on uus aeg, see on pealmine kukkel. Ja mis on seal vahel? Täpselt keskaeg, see mahlane pihv seal keskel. See ongi see keskpaik. Aga kust need nimed siis üldse tulevad? Vaatame natuke lähemalt, kuidas neid ajastuid sildistama hakati. Nii, üldiselt jaotatakse ajalugu 4 suureks perioodiks, eks ole. Vana aeg, keskaeg, uus aeg ja siis see, mida me nimetame lähiajaks. Ja nagu sa näed, on nende pikkused, üsna erinevad. Aga siin on üks konks. Asi on selles, et inimesed, kes elasid keskajal, neil polnud õrna aimugi, et nad elavad keskajal. Tegelikult vastupidi, paljud näist arvasid, et maailma lõpp on kohe-kohe ukse ees. See mõiste keskaeg mõeldi välja alles palju hiljem uusaegsete õpetlaste poolt. Nemad vaatasid sellele ajale tagasi ja mõtlesid, et see oli lihtsalt üks, igav vahepeatus vana Rooma hiilguse ja nende endi moodsa ajastu vahel. Okei, aga aitab teooriast. Läsme nüüd konkreetseks ja vaatame, kuidas see kõik Eestis välja nägi. Eesti jaoks algas keskaeg 13. sajandil. Ja kujuta ette, sel ajal elas siin vaid umbes 150 000 inimest. See on ju 10 korda vähem kui täna. Polnud mingit ühtset riiki. Inimesed elasid lihtsalt väikestes kogukondades laiali. Ja siis saabusid läänes sissetungijad. Me teame neid ristisõidjatena. Paavsti poolt õnnistatud võitlejad, kelle eesmärk oli see maa endale saada ja ristius kehtestada. Ja see vallandas aastakümneid kestnud võitluse. Lõpuks aastaks 1227 oli kogu Eesti ala vallutatud ja see ei jäänud ühtseks, see jagati 4 erineva võimu vahel ära. Eestis sai selline killustatud lapitekk, mida valitsesid erinevad välisjõud. Aga teadagi, ajalugu ei seisa kunagi paigal. Keskaeg andis teed uuele ajale ja see tõi endaga kaasa uued sõjad ja uued valitsejad. Eesti uusaja alguseks peetakse tihti Liivissõda, mis viis meid lõpuks Rootsi kuningavõimu alla ja see polnud sugugi halb aeg, just siis asutas kuningas Gustav II Adolf Tartu Ülikooli. Aga siis tuli Põhjasõda ja siis sai Eestist osa Vene impeeriumist. Iga selline suur sündmus jättis muidugi oma jälje. Aga tead, mis on kõige lahedam? Et näha nende ajastute erinevusi, ei pea sa alati raamatuid lugema. Ajalugu on sõna otseses mõttes meie silme ees peidus. Tänavatel, kirikutes, muuseumides. Vaata korraks neid 2 hoonet. Vasakul on keskaegne Tallinna Raekoda, näed kui võimas ja kooti stiilis. Ja paremal on uusaegne Tartu Ülikooli päähoone, mis oma sammastega meenutab hoopis vana Kreekat ja Roomat. 2 ajastut, 2 täiesti erinevat maailma arhitektuuris. Ja see sama erivõus paistab välja ka kunstis. Keskaegne altarimaal siin vasakul räägib piiblilugusid, see on pigem sümboolne. Aga see uusaegne maal paremal, see on nii elutruu, detailne ja näitab lihtsalt üht hetke elust enesest. Palju isiklikum, eks ole. Ja sama lugu on skulptuuriga. Vasakul näeme keskaegset üsna lihtsalt ja lameda kivireljeefi, aga paremal on see dramaatiline, detailirohke ja emotsioone täis Russalka monument. See näitab nii hästi, kuidas kunst muutus palju tehnilisemaks ja inimlikumaks. Aga kuigi kuningad vahetusid ja riigipiirid nihkusid, oli siin üks seltskond, kes püsis kohalikul tasandil võimul sajandeid. Need olid baltisakslased, mõisnikud, vaimulikud, rikkad linlased. Aga kes need baltisakslased siis täpsemalt olid? Põhimõtteliselt saksa päritolu eliit, kes hakkas siia elama asuma juba keskajal ja nemad moodustasidki siin Eesti ja Lätimaal valitseva klassi peaaegu 80. sajandi alguseni välja. Ja nende pärandit näeme me siiani. Näiteks, kui sa satud Tallinna Toomkirikusse, siis vaata seinu. Need on täis just nende perekondade uhkeid ja keerulisi vappe. Igaüks neist on nagu väike ajalooõpik. Ja siin on üks põnev asi. Nende vappide uurimiseks on olemas lausa oma teadusharu, heraldika. Ajaloolased oskavad neid vappe lugeda ja saavad sealt teada suguvõsade sidemete ja ajaloo kohta. See on nagu mingi vana visuaalse koodi lahti murdmine. Ja kõik see toob meid tagasi päris algusesse. Kui mineviku ajastutele pannakse nimed alles tagantjärgele, siis mis sa meie ajast?
allikas toob selle probleemi päris naiakalt välja. Mõtle ise, vana aeg, keskaeg, uus aeg, uusim aeg, mis edasi, kõige uusim aeg, eriti uus aeg. See näitab ju selgelt, kui keeruline on omaenda ajale nime anda, kui sa oled ise selle keskel. Ja see ongi vast kõige olulisem mõte siin, neid ajaloolisi silte kleebitakse alati peale tagantjärele. Just nagu need inimesed keskajal ei teadnud, et nad on keskaegsed, ei tea ka meie, kuidas tuleviku ajaloolised meie aega kutsuma hakkavad. Me oleme lihtsalt liiga selle loo sees, et suurt pilti näha. Ja selle küsimusega ma tahakski teid mõtlema jätta. Mis sa arvad, kuidas tuleviku ajaloolased meie aegad nimetavad? Mis on need sündmused, tehnoloogiad või ideed, mis just meie aega defineerivad nii, et see võiks anda nime tervele ajastule? Igatahes, aitäh kuulamast ja kaasa mõtlemast!